Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Lõvid. Siin on nädala lugemine teile. Nädalaks 22 kuni 28 detsember ehk siis selleks jõulunädalaks. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel selleks nädalaks siis teile öelda on. No sellel nädalal ma näen kõike. Siin on raha, siin on puhkus, siin on unistuste täitumist. Siin on seltskondlikku istumist, aga hakkame siis algusest peale. Et nädala alguses tuleb keegi sellise hea sõnumiga. Ta tuleb raha ja karjääri puudutava sõnumiga. Te kas saate mõne meili kusagilt, mõne ettepaneku, kuidas oma äri paremini korraldada, mõne tööalase ettepaneku. Aga seda ettepanekut tuleks kaaluda, et siin kõrval on see ülempreester, kes ütleb võta või jäta. Aga selleks, et saaksite võtta või jätta, selleks tuleks seda asja nagu kaaluda. Tuleks tema juttu kuulata või vaadata see ettepanek läbi vaadata ja mõelda, mitte kohe nagu seda otsust vastu võtta. Niikuinii on meil praegu jõulunädal, et võtke aeg maha. Teil on siin väga positiivsed materiaalsed sõnumid müntide ässa näol, et teil ei ole nagu selles mõttes materiaalseid probleeme. Siis nädala keskel ma näen siin sellist istumist, on perekondlik koosviibimine, kas siis on jõulupidu, on jõululauas istumine, ühesõnaga väga selline meeldiv seltskond, kus olla, väga tore ajaviitmine, väga sellised sõbralikud, lõbusad inimesed, kõik on nagu väga tore. Nädala lõpus on siin teie unistuste täitumise kaart ja on ka see viimane kaart ütleb seda, et tuleb leida tasakaal. Et mulle tundub, et teil on, kas olete nüüd siin aasta jooksul tööga üle pingutanud, et tuleks võtta natuke aeg maha, tuleks puhata ja otsida seda tasakaalu töö ja puhkuse vahel. Et ma tean, et lõvid on väga töökad ja kipuvad üle pingutama. Et lähete väga võib-olla kaasa selle entusiasmiga, et nii teen rohkem, siis tuleb rohkem. Aga unustate ära siin iseennast, et võib-olla jõulude paiku ja aasta lõpus oleks aeg tagasi vaadata, mõelda, mis olid need teie eesmärgid selle kõigega alustades ja kuhu te olete jõudnud. Et kindlasti ei tohi ära unustada ennast ega oma südamesoove. Et tööd tuleb teha, aga tööga ei pea ka üle pingutama. Võtke puhkus, minge loodusesse, nautige seltskonda, vaadake telekat, tehke midagi sellist rahulikku, lugege mõnda raamatut. Tehke midagi sellist, mida te iga päev ei tee, sest ma tean, et ega lõvid ei oska puhata. Lõhvid rabelevad ja rabavad ja teevad mitut asja korraga. Et võib-olla on aeg siis jõuludel võtta natuke aega maha ja puhata ja nautida neid inimesi teie ümber, kes teil on seal seltskonnas, kellega te saate hästi aega veeta. Et ma loodan, et teil tuleb väga kaunis rahulik jõulunädal. Aga ma võtsin sellel nädalal teie jaoks ka oma inglitaro kaardipakist ühe kaardi ja vaatame, mis siis teile välja tuli. Tuli Arieli 8. Vaatame, mis see kaart ütleb. Tunne uhkust oma suurepärase tööle. Harjutamine teeb meistriks. Kaalu täiendava hariduse saamist või koolitusel osalemist. No kaaluge siis ja vaadake, kas võib-olla tõesti tahate mõnele kursusele minna, aga üle ei tohi kindlasti pingutada, sest ma näen, et te olete siin nagu väga palju rähelnud ja töötanud ja on suur oht nagu läbipõlemisele. Et mõelge, mis olid teie südamesoovid. Vaadake, kuidas need on täitunud. Ja nautige oma jõulunädalat, nautige seltskonda. Et mina soovin teile rahulikke jõule, ärge üle pingutage, jalutage. Mõelge nende ettepanekute üle, mis teile nädala alguses tehakse. Ja kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi.
Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida. Aga teiega kohtume järgmisel nädalal.